Tere pärastlõunat, minu nimi on Ants Viira, töötan Põllumajandus-Kaubanduskojas põllumajanduspoliitika juhina ja mul on hea meel tervitada EPA stuudios Maaülikooli rektor professor Ülle Jaakmaad. Tere! Minu poolt ka väga tore siin olla keset ühte aasta kõige olulisemat põllumajanduse sündmust. Nii et aitäh kutsumast! Just, et sügis ongi põllumajanduses see aeg, kus tehakse kokkuvõtteid eelmisest aastast ja vaadatakse ette järgmise hooaja peale ja võib-olla ka pikemalt. Maaülikool on maailmas ainukene eestikeelset kõrgharidust, põllumajanduslikku kõrgharidust pakkuv ülikool ja ainukene ülikool, kelle südameasi on Eesti põllumajanduse teaduslik uurimine ja eestikeelse põllumajandusteaduse edasiviimine. Ülle Jaakma, kuidas Eesti Maaülikoolil läheb? Et mida olulist on Maaülikoolil lõppenud hooajast kaasa võtta ja mis on järgmise hooaja plaanid? Maaülikoolil läheb päris hästi ja meil on sel aastal üks eriline tähtpäev. Nimelt möödub 20 aastat sellest ajast, kui me hakkasime kandma Eesti Maaülikooli nime. Ja kui ma nüüd tagasi mõtlen nende 20 aasta peale, siis mulle tundub, et tõepoolest selle 20 aasta jooksul oleme kasvanud selliseks ülikooliks, mis ongi maaülikool kõige laiemas mõttes, mitte siis ainult põllumajandusega tegelev ülikool, vaid kõigega, mis planeeti maa, tema tervist, tema mitmekesisust, tema tulevikku puudutab, nii et kõik need erialad, mis meil on alates põllumajandusest ja metsandusest, seonduvad ka keskkonnaga, seonduvad tehnikaga ja tehnoloogiaga, maamajandusega kõige laiemas mõttes ja loomulikult toidu ja inimeste tervisega, nii et see on tõeline ellujäämise ülikool ja tõeline maaülikool. Ja kui vaadata tagasi eelnevat aastat, siis natukene muutusime ka oma visuaalselt pildilt, et meil on alates veebruarikuust uus logo, uued tunnusvärvid ja uus koduleht, kus loodetavasti kõik meie partnerid ja tulevased üliõpilased leiavad meid ka paremini üles ja saavad ka rohkem lugeda kõigest sellest põnevast, mis meil iga päev ülikoolis toimub. Nii et need on need välised asjad, aga sisemiselt on igal aastal ülikoolis midagi uut. Et nii on meil avatud ringbiomajanduse õppekava, mis sisaldab endast juba väga palju kokkupuutepunkte meie loodusressursside kestliku väärindamise, keskkonnahoiu, jäätmemajanduse, kõige selle vahel, mis tõesti lubabki meil kadudeta seda looduse käest saadud vara paremini kasutada. Teisalt on ka need kasutamise viisid laienenud, et näiteks meil on puidutööstuses on puidu väärindamise õppekava ja kui siiamaani oli tegu põhiliselt sellega, et kuidas väärindada puitu mehaaniliselt, siis nüüd on tulnud juurde keemiline väärindamine. Ja tõesti puidust on võimalik toota väga palju erinevaid keemilisi ühendeid, nii et suures osas seesama puit kõigiga oma jääkidega suudab asendada fossiilseid materjale väga hästi. Ja seda me saame ülikoolis praegu kõike juba õpetada. Ja niimoodi me liigume kaasa õppekavadega, aga selleks, et õppekavad saaksid uueneda, selle aluseks on jälle teadus, mida tuleb teha kõrgel tasemel. Ja selles osas on meil ka väga edukas aasta olnud, et tervelt 7 Maaülikooli teadlast on loetletud maailma top 2% teadlaste nimekirjas. Ja nendest kõige kõrgemal kohal on professor Ülo Niinemets, kes on oma valdkonnas maailmas 6. Ja see on kõige kõrgem koht, mida Eesti teadlased oma valdkonnas maailmas on saavutanud. Nii et sellised edusammud ja liikumised teevad head meelt ja näitavad, et ülikoolis mõeldakse tulevikule ja liigutakse edasi.
Väga kena. Eesti rahvas on vist edetabelite rahvas. Et külastasin eile ka Maaülikooli kodulehekülge. Sain teada, et maailmas on Maaülikool omasuguste ülikoolide seas paremuselt 93. ülikool ja taime- ja loomateaduste ja keskkonna ja ökoloogia valdkonnas maailmas 1% enam viidatud teadusasutuste seas. Et see on ju väga hea tulemus meie Eesti riigi suurust arvestades. On, et sellise esimese 100 hulgas ei ole üheski teises valdkonnas Eesti ülikoole. Aga ma pean põllumajanduse kiituseks ütlema veel seda, et põllumajandus on maailmas ainuke valdkond, kus Euroopa ülikoolid juhivad edetabeleid. Kõikides teistes teadusvaldkondades on Ameerika või Hiina, no põhiliselt Ameerika, aga põllumajanduses on Euroopa. Esimesel kohal on Wageningeni ülikool. Ka Eesti põllumehed kindlasti on edetabeli usku, et meil hommikupoole oli siin just seminar olukorrast põllumajanduses Eestis ja seal kõige rõõmustavam sõnum oli tegelikult see, et Eesti piimakari on vähemalt Euroopa tipus, aga tegelikult ka maailmas väga kõrgel kohal oma väljalüpsi poolest, et selle taga kindlasti on väga nagu teadlik pikaajaline teadustöö, õppetöö, aretustöö, praktiline töö. Ja kui nüüd mõelda tuleviku peale, et Maaülikool on rahvusvahelises konkurentsis teiste maaülikoolidega ja Eesti põllumehed on rahvusvahelises konkurentsis teiste põllumeestega, teiste maade põllumeestega. Et kui hästi see pürgimus ülikoolis ja põllumajanduses või ettevõtluses üksteist toetavad, et ülikoolid teevad edukaks ilmselt natukene teised tegurid kui meie põllumajandustoodangu, aga päeva lõpuks ju meie eesmärk väikses Eestis on see, et mõlemal läheks hästi. Et kuidas sa näed seda seost maailmas eduka ülikooli ja maailmas eduka põllumajanduse vahel? Ma arvan, et see seos on väga mitmetahuline, et osa seoseid on siin otsesed, osa on natuke kaudsemad. Kui me mõtleme sellele, et ülikool kasvatab, annab haridust inimestele ja teeb seda kõige kaasaegsema teadmiste baasil, siis see tähendab seda, et meilt tulevadki välja need inimesed, kes oma valdkonda majanduses suudavad väärikalt edasi viia. Nii et see on nagu selline päris otsene side just meilt hariduse saanud noorte kaudu. Aga edasi tulevad juba natuke keerulisemad seosed, mis on seotud läbi teaduse. Ja teatavasti teadlased üle maailma on omavahel, kuigi nad on ka konkurendid, aga nad on samas ka väga koostööaldid. Ja teadlaste kaudu jõuab meil Eestisse kõige uuem teave. Ja selle kaudu, kui me omakorda siis neid teadmisi, mis me saame teistest maailma nurkadest, teistelt teadlatelt, saame need edasi anda ka meie ettevõtjatele, koostöös nendega läbi viies rakendusuuringuid või innovatsiooniprojekte, siis sealt on see otsene kasu, mis tõstab ka sektori innovatsioonivõimekust ja koos sellega ka kindlasti tootlikkust ja võimalust konkurentsipõhises maailmas hakkama saada. Ja üks kaudne kasu tuleb mulle veel meelde, see on täpselt see, nagu sa Ants ütlesid, et läbi selliste pingeridade, edetabelite ju tuntakse ülikoole ja tuntakse riike. Ja kui me oleme edetabelites kõrgel kohal, kui meil ülikoolis õpivad välisüliõpilased, kes lähevad oma riiki ja teadvustavad Eestit kui hea hariduse ja väga hea põllumajandusega riiki, siis see aitab ju kaudselt ka ette valmistada turge ja võimalusi ekspordiks Eesti põllumajandussaadustele. Nii et need vaikselt sellised seosed toetavad üksteist ja siit igal juhul, mida tugevamaks kasvab ülikool, mida rohkem ta on rahvusvaheliselt tuntud, seda rohkem ta toetab nii otseselt kui kaudselt majandussektorit. Aga ma olen nõus ka sellega, et kui ettevõtjad vahepeal ütlevad, et see side võiks veel parem olla ja kõik need teadussaavutused ja võimalused võiks veelgi kiiremini ja efektiivsemalt nendeni tulla.
nii et see on kindlasti üks teema, millega koos siis põllumajandussektoriga tuleb tegeleda. Jaa, eelmisel nädalal, kuna praegu on väga tihe selline põllumajanduskonverentsi ja seminari hooaeg, et toimus üks teine väga oluline konverents, mis igal aastal toimub teises olulises kohas, Olustveres. Et põllumees kui tippjuht. Ja selle aasta tippjuht on Lenno Link, Väätsa Agro juht. Mäletan ise, kui Maaülikoolis õppisin, ka Lenno õppis sellel ajal Maaülikoolis küll teisel erialal, aga juba jäi silma, jäi meelde. Aga ma tahtsin tegelikult jõuda selleni, et Mirjam Mõttus intervjueeris seal kõiki varasemaid tippjuhi tiitli saanud põllumehi. Ja üsna ühest suust, kui küsiti, et mis on nagu Eesti põllumajanduse tuleviku jaoks kõige olulisem, toodi ikkagi välja, et noored, haritud noored, teadmised ja kõik see, millega ka Maaülikool tegeleb. Kuidas see olukord praegu noortega on? Et kas noored leiavad Maaülikooli üles ja kas noored leiavad Maaülikoolist põllumajanduse õppekavad üles? Jaa, see on väga õigustatud küsimus, sest et mure järelkasvu pärast on meil põllumajandussektoris täiesti olemas ja Maaülikoolis sees ka mure õppejõudude järelkasvu pärast. Ja kui nüüd vaadata erinevate erialade maineuuringuid Eestis, siis on olnud palju aastaid, kus põllumajandus on noorte hulgas üks seal pingerea lõpus olevaid alasid ja see ei sisendanud väga optimismi. Aga mis on sisendanud optimismi, oli näiteks käesoleva aasta tudengite vastuvõtt. Et ma ei saaks öelda, et neid avaldusi oleks olnud nüüd väga palju rohkem võrreldes eelmiste aastatega põllumajanduse erialale. Aga selgus, et need avaldused on rohkem läbimõeldumad. Me kasutame nüüd motivatsioonikirju ka ülikooli sisseastumisel kui ühte sellist kriteeriumi, mille järgi tudengid vastu võtta. Ja neid motiveeritud noori oli nii hästi, et me enamasti saime õppekohad täis. Ja see teeb tõeliselt rõõmu ja kui natukene mõelda selle peale, et noorte hulgas on järjest rohkem ja populaarsem ka tervislikud eluviisid, keskkonnahoid, hoolivus loomade, looduse, maa vastu ja ka levib selline kogukondlik mõtteviis ja kogukondlik eluviis, siis siin on mõned sellised märgid, mis näitavad, et toidu tootmine, oma maa eest hoolitsemine, et see on ka midagi, mis annab elule suuna, mis annab teatud sellise missiooni ja sellist missiooni on ilmselt ka noorel inimesel vaja. Ja üks asi veel, mis on hakanud tasapisi tulu tooma, on see töö, mis me teeme koolidega. Et on ju teada see, et riigigümnaasiumid on ju rohkem linnades. Linnades on noortel väga palju erinevaid erialasid ja võimalusi, kuhu sukelduda ja see maapäritolu ja põllumajandus kipub võib-olla seal juba tahaplaanile jääma. Aga meie oma töötubadega, oma praktikatundidega saame seda neile meelde tuletada, saame tuua nad oma linnakusse, näidata meie erialade sisu, teha neid nendega tuttavamaks ja see annab juba noorele ka julgust tulla Maaülikooli õppima. Nii et näiteks Tartu linna koolidest tulevad linnanoored meile päris hästi õppima ka põllumajanduse erialasid. Seda on hea kuulda. Põllumajanduse ettevõtted kindlasti ootavad neid noori mõne aasta pärast enda ridadesse. Et kuidas see Maaülikooli poolt vaadatuna või mida sa saaksid öelda põllumajanduse ettevõtetele, organisatsioonidele, et mida meie omalt poolt saaks teha, et nii noorte seas kui ühiskonnas laiemalt seda eriala, seda valdkonda, toidutootmise olulisust ja põnevust tutvustada? Kui me võtame tudengeid, kes meil juba ülikoolis on, siis
kõige parem reklaam nende jaoks ja nende valiku kindlustamiseks on head praktikabaasid. Kui nad saavad minna ettevõtetesse, kus neis hoolitakse, kus on tehnoloogia tasemel, kus on tuleviku mõtlemine, mis tähendab ka keskkonnahoidlikku mõtlemist ja erinevaid digilahendusi, siis ma arvan, et see kinnistab neid põllumajanduse juurde ja väldib ka seda, et ülikoolist võib-olla oma erialaõpingud pooleli jätavad. Ja samamoodi muidugi ettevõtjatel on raske leida aega, aga samamoodi võiks pilku pöörata ka gümnaasiumide poole, koolide poole ja kutsuda neid kas siis ekskursioonidele või mingil muul viisil mingite interaktiivsete mängude või videote või kas või töövarjude kaudu kutsuda vaatama, millega tegemist on, et kõige lihtsam on eitada seda, mida sa ei tea, aga kui sa oled juba korraks kokku puutunud, siis hakkab huvi tekkima. Ja selles suhtes mul on nagu suur austus nende vastu, kes korraldavad meil avatud taludepäevi. Et see on ju ka üks suurepärane võimalus peredele koos lastega minna ja saada natuke elu maal tutvuma sellega, mis on päriselt vajalik selleks, et toitu toota ja selleks, et meil keskkond säiliks. Tõesti, see on üks kaasavamaid üritusi Eestis vist, et igal aastal ühel nädalavahetusel rohkem kui 200 000 inimeste külastust. Ja mis on kindlasti meie ülikooli näitel noori ka väga motiveerinud, on erialastipendiumid, mida ettevõtted tublidele üliõpilastele välja panevad. Nii et siin rääkisime just natuke aega tagasi Margus Ameerikasega sellest, kuidas Baltic Agro on 25 aastat juba tublimaid üliõpilasi stipendiumitega toetanud ja see on väga suur tunnustus noorele ja see on talle ka suur abi praegusel ajal, kus elu on linnas kallis. Ülikooli arendamine või ka õppekavade muutmine on pikk protsess ja me näeme, et täna see keskkond meie ümber muutub hästi kiiresti. Et need noored, kes sellel aastal lõpetasid ülikooli, läksid põllumajanduse ettevõttesse tööle, võisid vabalt sattuda olukorda, kus nende tiimis on valdavalt teist emakeelt rääkivad inimesed. Nende ettevõtte omanik või juht on pangataustaga, kes eeskätt on huvitatud sellest, et Excel kokku tuleks. Tehnoloogia ettevõttes on selline, mida pole kunagi näinud ja samas aktivistid nõuavad, et kõike on vaja teistmoodi teha. Ja ilmselt ka ülikooli haridus peab selle kõigega kohanema, et kuidas see õppekavade arenduse seis hetkel on ja kuidas sa näed, et mis võiks olla 10 aasta pärast maaülikooli popimad erialad? Tõepoolest, ülikooli õppeprotsess on juba väga palju muutunud, aga muutub lähiaastatel kindlasti veel. Ja võib-olla sa juba ise tõid ka need mõned sellised olulised väljakutsed esile, mis seda kõike põhjustavad. Nii et me peame vaatama sellele, et teadmised ja vajadused hakkavad maailmas võib-olla veel kiiremini muutuma, kui nad seda seni on teinud. Teisalt on tulnud juurde tehisaru oma võimalustega. Järjest suurenevad tehnoloogilised võimalused digimaailmas, droonid, robotid ja see seab haridusele ka hoopis teistsugused nõuded. Nii et võib-olla see tudeng ei pääse sellest, et ta peab teatud baasteadmised omandama. See on see vundament, kuhu kõik ülejäänud tuleb. Aga me ei saa ülikoolis arvata, et me õpetame tudengit nüüd kogu eluks, et kõik need teadmised, mis ta saab, et need kestavad tal aastakümneid. Ei kesta. Need hakkavad vananema juba seal 5 aasta, 10 aasta perspektiivis. Nii et üks asi, mida ülikool peab tegema, ülikool peab olema valmis õpetama inimest kogu elukaare jooksul. See tähendab, et me peame olema valmis vastu võtma gümnaasiumile õpetajaid, aga ka kutseõppeasutuste õpetajaid, andma neile ülikooli haridust erinevatel tasemetel ja pärast seda olema valmis
andma neile täiendavaid võimalusi, kas siis mikrokraadide näol või siis täiendusõppe näol või erinevate selliste väikeste, tänapäeval öeldakse õpiampsude näol kas või. Et ülikool ei pea inimeste elust ära kaduma, et ta võib jääda sinna pikemaks ajaks. Ja teine asi on see, et sellised oskused, nagu sa nimetasid, et juhtimisoskus ja kohanemisoskus ja oskus kriitiliselt mõelda, analüüsida, oskus eest vedada, vaat need peavad ka ülikoolist kaasa tulema, sõltumata sellest, mis eriala see üliõpilane õpib. Ja muidugi, mida ka praegu me oma õppekavades näeme, on see, et liiga vähe on seal praegu majandusõpet, et liiga vähe on seal võib-olla tehnoloogiaõpet, et see maht peab sinna juurde tulema. Nii et see on paras pähkel muidugi, sest et õppekava ei saa ka üle ujutada kõigi asjadega, et peab leidma nendele õiged proportsioonid. Ja see võtab ka natukene aega. Et ütleme, väikeste muudatuste tegemine käib kiiresti, aga kui uut õppekava välja töötada, siis sellega läheb kauem aega. Nii et usun, et need kestlikkuse olulised põhimõtted, keskkonnahoiu põhimõtted, uued tehnoloogilised saavutused ja need üldoskused, mida inimesel vaja on, need leiavad järjest rohkem kohta meie õppekavades. Aga kindlasti need põhipõllumajanduse õppekavad ei kao mitte kuhugi. Nad jäävad, lihtsalt nende sisu uueneb vastavalt vajadusele. Aga mis on Maaülikooli arengus sellised mõned olulisemad arenguvedurid ja arengupidurid, mille osas muutusi on vaja, et kõik need asjad ära realiseerida, sest ma kujutan ette, et ka ülikool tegelikult oma töös ju paratamatult tegutseb piiratud ressursside ja võimaluste maailmas. Ja võib-olla, kui sa näed siin ka kohti koostööks erasektoriga või riigisektoriga, et mis need kohad oleks? Et ka sektor ise saaks nagu ülikooli arengule positiivses mõttes kaasa aidata. Praegusel ajal üheks oluliseks veduriks on kindlasti see, kui me suudame mõelda üle oma kitsa eriala piiride. Ehk siis kõik need valdkonnad, mis meil ülikoolis on, kasutada nende tugevaid külgi rohkem selleks, et suurendada interdistsiplinaarsust, et täpselt nagu juba eelnevalt sai räägitud, et tuua seda tehnoloogiat ja majandusõpet, ettevõtlusõpet, juhtimist kõikidesse valdkondadesse, mis vaja on, et kui me seda suudame teha, siis me kindlasti suudame igas valdkonnas olla natuke edukamad. Teine asi on kindlasti selles, et me rahvusvaheliselt oleksime jätkuvalt aktiivsed, sest et läbi nende rahvusvaheliste võrgustike, teadusvõrgustike ja ka õppega seotud võrgustike me saame Eestisse tuua just seda kõige kaasaegsemat ja uuemat teadusinfot ja saame seda katsetada meie oludes ja samas me saame ka seda, mis me siin koha peal oleme välja töötanud, niinimetatult müüa väljaspoole ja sellega ka siis Eesti ja meie ülikooli mainet suurendada. Ja kolmas asi on see, et Maaülikool peab olema tasakaalu otsija, majandushuvide ja keskkonnahuvide vahel, et meil on ikkagi suur vastutus sellest, et me annaksime sisu sellele mõistele kestlikkus, et mis see siis ikka on. Et meil on olemas Eestis täielikud keskkonnaaktivistid, kes seavad esikohale keskkonnahuvid. Meil on kindlasti väga tublid ettevõtjad, kes näevad eeskätt majanduskasu, aga meie peame ülikoolina suutma nagu tunnetada seda mõlemat poolt ja leida sinna sellise kesktee, et me inimestena hoiaksime oma keskkonda, aga samas, et me arendaksime ka Eesti elu edasi, sest kui meil ei tule riigile tulu, siis meil ei ole ka võimalik toetada oma riigis nõrgemaid, ei ole võimalik toetada haridust, tervishoidu, nii et me ei saa mitte kuidagi seda majanduse edu
Eesti riigi edust nagu välja kirjutada. Nii et need on need olulised tegurid ja see kolmas on hästi raske, seda me tunnetame alati, et selle tasakaalu otsimine, see vist jääbki nagu igavesti kestma. Aga mis on nagu sellised raskused? Raskuseks on võib-olla see, et Eesti riigis ei ole praegu sellist pikka strateegilist vaadet, et kuhu poole kõrgharidus ja teadus peaksid liikuma. Meil on üks väga positiivne asi, mis on 1% teaduslepe, et 1% SKP-st igal aastal pannakse teadusele. Sellest on natukene juba järgi antud, aga kõrghariduse suhtes meil mingeid leppeid ei ole ja muidugi olukorras, kus riigieelarve seisud ei ole head, siis seab meid ka natukene sellisesse olukorda, et me peame riigiga sõlmima 3 aastaks halduslepinguid, aga me ei tea, kuidas me saame need kohustused endale võtta, kui me ei tea, missugune on 3 aasta finantseerimine. Nii et see finantseerimise heitlikkus on see, mis meid natukene hoiab tagasi väga suuri plaane ja väga pikaks ajaks tegemast ka ülikoolis. Ja teine asi on see, et ikkagi järelkasvu küsimus. Et selliseid säravaid noori, kes tahaksid ka akadeemilist elu edasi vedada ja kes võib-olla ülikoolis hariduse saanutena suudavad olla liidrid ka ettevõtluses, neid oleks rohkem vaja. Nii et selle nimel tuleb tööd teha, et nad Eestimaalt aegsasti üles leida. Kindlasti ja ma arvan, et selle nimel on ka valmis sektor ülikooliga ja ülikoolsektoriga väga head koostööd tegema. Aitäh, Ülle, selle kena vestluse eest, et ma usun, et me saime mõned olulised teemad natukene lahti räägitud, palju teemasid on tegelikult veel ja jääme siis lootma, et ka tulevused aasta tippjuhid põllumajanduses on Maaülikooli taustaga ja kui Maaülikool valib aastavilistlasi, siis satub nende hulka ka tipptegijad põllumajandusest. Aitäh ja edu selleks alanud õppeaastaks! Aitäh, Hans, ja edu kõigile põllumeestele ning head vastupidamist! Aitäh!